kuidas ta seda nagu mitte tracki, aga mõjutab ja võib-olla kas ma tihti kuulen seda ühiskondlikult ka, kuidas mehed tahavad testosterooni, et oleks rohkem, eks ole, ja siis kardavad östrogeeni, üks neist hea näide, et kardavad süüa tofutust, tekivad mehe tissid, mul ei ole veel mehe tisse, aga võib-olla mingid tekivad, ja naised siis kardavad seda, kui nad hakkavad nii-öelda pulkima või teevad jõusaali treeningut ehk siis üldfüüsilist või sukest jõutreeningut ja söövad nüüd korralikult ja hakkavad ka valgu sööma teadlikumalt versus see, et enne söödab päevas üks pähkel, siis nüüd minnakse mehelikuks ja rinnad kaovad ära, mis okei, see võib juhtuda, kulturismi puhul, bikini fitnessi puhul, aga et kao rinnad ära üldiselt ja siis hääl muutub, et kus need kohad nagu siin seda nagu tasakaalu luua, et see on üle võlli nagu mõlema poole pealt ja samas, et miks on ikka, et kui lihtne on tegelikult viia mehe ja naise keha hormonaalselt siis tasakaalust välja? No ütleme, mul on nagu alati, kui ma seda hormoonidest räägin ja võrdlen meest ja naist, siis ma ütlen, et jumal tänud, et ma olen mees. Meestel on väga lihtne, hommikul testosteroon tõuseb, õhtul langeb, nagu ülilihtne, aga naistel vaata pole ju hormoonid samasugused isegi 2 järjestikusel päeval. Ja mingis mõttes tinglikud me saame nagu naise, kui ma ütlesin, mehel on lihtne, aga kui me räägime naisest, meestel on indikaator ka, kus sul seisab, siis on korras põhimõtteliselt. Ja kui ei, siis on võib-olla probleemid. Aga naistel on täpselt see, et sul on nagu mingis mõttes 3 teda, üks on siis see regulaarne tsükkel, siis me läheme sealt perimenopaus, mis on täiesti virvarr, siis me räägime menopausist, kus on hormoonid üldse nagu laeva pealt tšaubaka lahkund. Et kui me räägime nagu frillis kontekstis, siis täna me aitame ka naistel trackida kõiki neid faase mingis mõttes, et kui tal on see nii-öelda regulaarne tsükkel, siis anname sealt ka soovituse, number 1 ta saab ise oma tsüklit trackida, et teab, kuna miski nagu tuleb, anname sealt selle pinnalt ka nagu soovitusi, kui on intervallpaastumist teha, et kui pikalt teha, aga mis on hästi huvitav ka, ütleme, kui me räägime regulaarsest tsüklist, siis ka selle nii-öelda kui pikk see iganes see tsükkel ka naisterahval on, regulaarselt üldiselt 28 päeva tihtipeale, siis seal on ka, et tegelikult selle 4 nädala jooksul ka väga palju asju muutub, et mingil hetkel sa tahad rohkem süsivesikuid, aga samas keha ei suuda nendega nii hästi toime tulla. Mingil hetkel on see, et kuule, pane ainult powerit nii treeningute kui toitumisega, et sa pead natuke nagu võtma arvesse seda, et kuule, et sul on nüüd ma ei tea, ovulutsioon et kuule, nüüd pane aga versus see, kui sul on menstruatsioon et kuule, nüüd on see hetk, et nüüd ei ole mõtet sul minna sinna 3, ma ei tea, mingid heat-treeningut teha järjest, mingid body combat'id peksta, vaid pigem kuule, nüüd on nagu tööta oma kehaga koos, nagu me rääkisime, et keha on nagu tark, ta saab aru, et kui sa annad talle midagi sellist, mida ta tegelikult valmis vastu võtma ei ole, siis see on jama. Ehk siis see on nagu esimene naine, see regulaarne tsükkel, see on teine naine, on perimenopaus, mulle väga meeldib see üks pilt, kuidas on hormoonid nagu visuaalsel, kuidas need siis kõiguvad, seal perimenopausis, see on ulme. Ja ütleme, et iga mees, kellel on naine, juba hakkab sinna ikka jõudma, peaks tegelikult läbi tegema ühe perimenopausi ja menopausi teemalise koolituse, et ta saaks aru, et mida ta naine tegelikult nagu üle peab nagu elama, et see on nagu totaalne crazy värk, ja siis on menopaus, Et mul toidu mõttes alati mulle meeldib öelda, et söö päris toitu, mida vähem, kui võtad selle nii-öelda tabeli ette või selle sildi ja labeli ja vaatad see, kui seal on üks nimetus, see on kõige parem. Seda ei leia väga lihtsalt. Ei leia, jah. Asi läheb väga lappesse siis, kui on, mõnest kõige hullem näide on valgubatoon. Ma ei ole ühtegi leidnud Eesti turu pealt, mis kõlbaks süüa. Et kõik on nagu see, et sul on nagu mingi 100 nimetus seal peal, loomulikult kõik ei ole halvad ja kõike, mida mina välja ei oska hääldada veel, ei pruugi halvad olla, aga lihtsalt mõte on selline, et mida kaugemale sa lähed sellest algallikast, mida rohkem see asi on töödeldud, seda keerulisemaks asi läheb, et mina teen alati, inglise keeles on hea väljendada single ingredient foods. Loomulikult ka suhkur on single ingredient food, aga see on nagu teine äärmus, et mida rohkem sa neid sööd, seda nagu parem on. Ja ega seal ongi, et ega nii mees kui naine, täpselt valgukogus oleks vaja nagu täis saada, kehaline aktiivsus oleks vaja täis saada ja nagu me ütleme, menopausi ja perimenopausi eriliselt hakkab veel see lihasmass langema, samas ka tõuseb see nii-öelda, su keha ei töötle enam seda nii-öelda veresuhkrut nii hästi
nii-öelda insuliini tundlikkus halveneb, on ju, et keha hakkab juba seal hullu panema. Ehk siis jällegi, et veel rohkem tasub vaadata seda, et mida sa sööd. Süsivesikute kogust tuleb nagu teadlikult tuua natuke allapoole, valida õigemaid nii-öelda allikaid, samas jälle süüa neid asju, mõelda sellele, nendele häkkidele ka, on ju, et kuule, mis järjekorras ma söön, kuidas ma söön, mida ma hommikul söön, et seal on nagu vanuseti ka, lisaks sugudevahelisele erinevusele on ka mingid reaalsed nagu sellised suured erinevused sees. Hullult põnev maailm, aga see on tõesti niisugune kohati väga ulme. On jah, ja no ongi, kui sa ei uuri vaata ja ei loe või ei hari ennast ka mõne mõttes, siis sa ei teagi mitte midagi, mis tegelikult toimub ja sa käitudki selle järgi, mis on nii-öelda norm olnud, aga see norm võib olla nii hävitav kui ka arust aegund on ju, informatsiooni mõttes. Aga meeste puhul, mehed lähevad ka, meestel on andropaus on ja siis siin ka etabiliselt muutuvad, eks ole, loidimaks võib-olla ja lihasmass hakkab kukkuma, kui sa eriti veel võib-olla treeningu ei tegele ka veel on ja mis iganes. Et mis mehed peaks nagu jälgima sellise asja puhul või kus on seal need suurimad muutused nende eluetapile ees tulemas? Meil sinu on 10-aastane vahe, et üllata mind, mis... Anna mulle see ettevalmistusperiood nüüd. Nagu ütlesin, meestel on nagu lihtsam, on ju. Et ma arvan, et kuna sa praegu oled? 34. 34, okei. Ma arvan, et meie nagu toimetamised, mis me nagu endaga teha võiksime, on suhteliselt sarnased. Nagu on see, on ju, piisab liikumine, treening, lihastreening kindlasti 100%. Ei tohiks üle panna, treeninguga nagu hullu. Aga ütleme... Mis see hullu tähendab niimoodi, et ma jalad värisevad trepist alla minnes? 3 tundi päevas ja vehid iga päev on ju, et ma arvan, et jällegi sõltub sinu eesmärgist, aga ütleme, kui see eesmärk on elada tervet elu on ju, siis võib-olla mitte. Single ingredient foods, hoida oma veresuhkur stabiilne, kõik need samad asjad, mida ma olen siin juba rääkinud, prioritiseerida une kvaliteeti, mitte ainult une kestvust, mis võile minu puhul on kõige keerulisem olnud siiamaani on stressihaldus, et mulle meeldib öelda, et igal ühel meist on nagu mingid omad kitsaskohad. Minu puhul on see, ma tean kindlalt, et stress on see, mis tegelikult mind nagu hullult mõjutab. Mul ka. Et mida veel vähem teatakse, on see, et üks on see, et minu veresuhkur tõuseb selle tagajärjel, et ma söön suhkrut, on ju. Väga lihtne, loogiline, on ju. Vähem teatakse seda, et tegelikult kui sa tekib mingi meeletu stressi olukord, on ju, siis tegelikult keha, tema tegelikult ei tea, et sa äkki läksid sõbraga tülli, on ju, midagi eluohtlikku ei ole, tema arvab, et kuule, sul on äkki mingi lõvi on seal kuskil nina all, on ju, suunab ka glükoosi sinu verre, on ju, veresuhkur tõuseb. Et see hästi palju mõjutab ja tegelikult sunnib ka rasva siia kõhu piirkonna ümber. Eriti aga naistel tegelikult, kes on vanemas eas juba hakkab ka samamoodi see stressihormoon tõuseb, on ju, ja samamoodi kipub pakkima siia kõhu ümber, ka nii-öelda kõhuõõne sisese rasvana, ja mis omakorda mõjutab seda, kui palju su keha siis ka nii-öelda neid põletiku nagu mediaatoreid siis sinna verre nagu suunab, et nagu me rääksime madala tasemega põletik mõjutab ka hästi palju siin protsessi, on ju. Kortisolpelli. Kortisolpelli, jah, et see on, jällegi ma mõtlesin, mis kortisolpelli, et meil on kolorid on loetud ja kõik on nagu hästi. Aga ma ütlen, et meestel on see asi lihtsam, mitte midagi pole teha, meil on lihtsam. Ja kui ma vanasti jälle 10 aastat tagasi mõtlesin, et umbes, et mehed on ikkagi nagu jätkusuutlikumad, on ju. Näha, et kui mees käsile võttis, on ju, siis ta nagu mingis mõttes oma tulemuse saavutas. Aga ta saavutaski sellega, et need tööriistad, mis olid tol ajal, mis me pakkusime meestele ja naistele samu tööriistu. Üks toetas. Ja üks nagu, mõlemad natuke toetasid, on ju, aga mehi toetas see märgatavalt rohkem, on ju, sest nendel on väga palju vähem erisusi, mis ju hormoone mõjutavad ja eriti veel vanuse teemad ja kõik asjad, on ju, et meestel on, ja ma lihtsalt imestan, et mehed nagu kõikides sellistes rakendustes ja meeste osakaal on kuskil 5% maksimum. Ma isegi pigem vähem. Mis see põhjus on? Mehed on skeptilised või arvavad, et ma tean kõike või mis see põhjus on reaalselt? Kus vaat üldse nagu toitumis ka, naine tahab ennast rohkem harida üldiselt. Ja tihti peale mees tuleb läbi naise. Et kui mees hakkab jälgima, siis kuule naine ütles, on ju.
noh, see on väga nagu raske öelda, et noh, jah, mees on enda arust kindlasti kõvasti targem, on ju, see on nagu, noh, ma ise ka, kui ma hakkan näiteks IKEA mööblit kokku panema, ma kõigepealt panen kokku ära, on ju, ja siis kui 10 kruvi üle jääb, on ju, siis võtan selle juhendi ette, on ju, midagi on tuksis, on ju. Ilmselt samamoodi on ka sellel mehel, et ta nagu teab kõike ja no arsti juurde läheb ka viimases hädas, on ju, ma lihtsalt räägin sulle looma, just hiljuti sain kõne ühelt kliendilt, on ju, kes siis ütles, et tal noh, veresuhkur on tavaolekus umbes 15. Noh, toon sulle näite, et kui on seal üle 5,7 juba hakatakse kahtlustama nagu, ütlen, paastuglükoos, juba hakatakse diabeeti, eeldiabeeti on ju. Et seal alla 5,5 võiks kindlasti olla ja alla 5 oleks nagu väga hea. Siis tal oli 14-15. 3 korda kõrgem peaaegu. Ja ütles, kui ta siin sööb midagi, siis on üle 20. Et kuule, et kas ma võtaksin ka frillisse endale, ma ütlesin, ei. Esimese asjana mine arsti juurde. Noh, tal pole mitte midagi diagnoositud, on ju, mul täitsa inimese pärast mure, et noh, jälle meeste rahvas on ju, ei no ma ikka proovin ise, ma ütlen, ei. See ei ole see koht enam, kuule, sa imed sa siin praegu üldse meiega, minule helistad, on ju. Et see meestega on see teema ja ma just hiljuti kuulsin ühte teist lugu veel, kus ja see on ilmselt väga tavaline on see, et vanemad meesterahvad, nad pole endast hoolitsenud, on ju, mingil hetkel käib pauk ära, infarkt, insult ja siis on naised need, kes nende eest peavad hoolitsema. Et see on ka päris halb perspektiiv, on ju, et mille pagana pärast see naine on süüdi selles, et see mees ei viitsinud enda eest tegeleda. Ja veel kord, kui see mees arvab, et see on nagu mingi ulme, on ju, noh, see tegelikult ei ole ulme. Kui su teadmised on olematud, siis tundub see kõik on nii keeruline, kõik on nii päev otsa pean kokkama ja sööma 7 korda päevas, on ju, ja mis iganes, on ju, 10 trenni nädalas tegema, on ju, ei pea. See on nagu palju lihtsam, et noh, ma ei tea, meestele tuleks üks korralik kops vastu seda kukalt panna, et nii on. On olemas 2 täiesti erinevat tüüpi inimesi siin maailmas. On neid, kellel meeldivad kehakarvad, kelle rind on nagu mets, kelle kaelne alt kasvab välja üks suur võsa ja noh, ütleme, see kubeme piirkond elab lihtsalt oma elu, aga ära muretse. See on täiesti okei. Ja siis on neid, kellel meeldib täiesti sile, karvutu ja ufolik mõnus keha. Mina olen üks nendest. Ja kui sina oled ka üks nendest, kelle meeldib sile, karvutu keha, siis ole hea, pane nüüd hästi hoolikalt tähele. Turul on juba mõnda aega IPL-tehnoloogial põhinevad karvaemaldusseadmed, aga see konkreetne toode siin kasutab meditsiiniekspertide poolt heaks kiidetud turvalist IPL-tehnoloogiat, mis on loodud pikaajalist tulemuste saavutamiseks kodustes tingimustes. Tootja andmetel on esimesed nähtavad tulemused märgatavad juba pärast esimest kasutuskorda ja kliinilise taseme tulemused on naiste kogemuste põhjal saavutatavad umbes 3 nädalaga. See seade töötab karva kasvu juurest, aitab ennetada sisse kasvanud karvu, vähendab lööbeid ja kühme ning asendab igapäevase raseerimise ja kitkumise. Sile nahk isegi kõige intiimsemates kohtades. Ja kui võrrelda laseriga vahatamise või raseerimisega, siis erinevus on tegelikult väga lihtne. Ei ole põletustunnet, ei ole kõrvaltoimeid, ei ole kliiniku külastusi ega oote järjekordi ja ühekordne kulu, mitte eluaegne kohustus. Euroopa keskmiste iluravi kulutuste põhjal võib tähendada see 10 000 eurode säästu sinu rahakotile. Oluline punkt, see on valutu, see ei tekita ärritust, see sobib ka väga tundlikele piirkondadele ja 4. on see sobiv näost alates kuni intiimsemate piirkondadeni välja. Sama ettevõte pakub tegelikult ka LED-valgusmaski, mis on mõeldud näonaha taastamiseks ja noorendamiseks. Samuti peatab see vananemisilminguid ja taastab naha pingul oleku vaid mõne seansiga. LED-valgusteraapiat on kasutatud dermatoloogias tegelikult juba aastaid. See põhineb teadusel, mitte ilutrendidel. Mask aitab vähendada peeneid jooni ja kortse, rahustada aknest tingitud põletikku, ühtlustada nahatooni ja võimendada kollageenid tootmist. Kõik see vaid 10-minutilise seansiga, toetades naha loomulikku uuenemist ja tasakaalu. Uuringute ja kasutajakogemuste põhjal võib öelda, et 95% inimestest märkas kortsude vähenemist, 78% koges vähem lööbeid, 77% nägi pigmentatsiooni olulist vähenemist ja 93% inimestest tundis, et nahk muutus säravamaks. Ja kui sina otsid ka teadusel põhinevat, päris elule tuginevat ja kodusele mugavusele toetuvat,
lahendust nendele probleemidele, millest me siin praegu rääkisime, siis need 2 toodet võivad olla just sulle. Seega, kui siin see kõnetas, siis ole hea, külasta nahakeskus.ee ja vali endale sobiv toode. Aitäh sulle, et sa vaatasid ja jätkame saatega. Me tuleme jutuga nagu selle une poole peale korraks, ma vaatan, sa saad siin mõnele küsimusele isegi vastanud eelnevalt juba, aga et rasva kinni hoidmine ja ma olen pannud selle kirja, et see toimub siis, kui inimene on väsinud. Kuidas see nagu seos on, et kui me oleme väsinud ja meil on une kvaliteet kehv või meil on tekkinud unevõlg, eks ole, ma arvan, kõik on tundnud oma elus unevõla kogemust. Mina tunnen seda viimasel päris tihti ja ma tean, mis selle probleem on ka. Aga näed, isegi kui sa tead, mis on probleem, mis see tekitab, siis ikkagi ei muuda teades seda, mis see tegelikult pikaliselt teeb. Ja siis mingi koged seda unevõlga nii jõhkralt, siis saad aru sellest, et okei, täna on see päev, kus ma lihtsalt pean minema nagu eriti varakult magama ja mul on mis hommikul toimub, aga ma pean magama lihtsalt maksimaalselt välja ennast, sest siis tekib mingi inimese tunne. Ja ma arvan, palju meelest sellised tsüklis, kus on uni tegelikult väga alahinnatud tööriistana. Ja kuidas see seos on üldse siis, ütleme, rasva kinni hoidmisel ja väsimusel? No, insuliinist me oleme täna siin palju rääkinud, on ju, et mis nagu juhtub, on see, et kui sa oled magamata, siis järgmisel päeval on sinu insuliini tundlikkus halvem. Märgatavalt halvem, ehk siis su keha jälle ei reageeri nii hästi ja ütleme, sama kogus süsivesikud, mis muidu ei tekitaks sulle probleeme, võivad tekitada probleemi. Ja nagu me oleme rääkinud, et insuliin, ma olen rääkinud või ei ole rääkinud täna, aga insuliin on peamine rasva talletamise hormoon. Et kui sul see on pidevalt, ütleme, väga suurel hulgal inimestest, ka siinsetest kuulajatest on see insuliini veresukru taseme, ütleme, see regulatsioonisüsteem on tuksis, eks insuliini tundlikkus on juba halvenenud, et see ei käi ideaalselt ja tulemuseks ongi see, et tegelikult keha üle hindab tihtipeale vajalikku insuliini kogust, ehk siis tegelikult võib-olla poleks nii palju vaja, aga kuna tal on see kõik tuksis, on ju, see insuliin kogu aeg möllab, veresuhkur lappes ja tulemuseks ongi see, et lihtsalt keha kui insuliin on kõrge, pidevalt siis kehal on üliraske võtta energiat sinu keha rasvavarudest. Mingis mõttes nagu justkui nagu šeifis luku taga on ja kuuleme, seda siit ei puudu. Ja paneme kõik sinna nagu tallele. Et jälle, et kui sul on võimalik nagu ühte asja veel lisaks sellele soolasele hommikusöögile kaasa võtta, siis ongi see, et kuidas oma seda insuliini süsteemi siis mõjutada ja kuidas seda hoida nagu tervena. Võib-olla kui inimesi huvitab, et mis see insuliin üldse on ja kuidas see nagu töötab, siis sisuliselt on see, et kui sa nüüd sööd mingit süsivesikurikkast toitu, on ju, see ei pea olema ainult suhkur, see võib olla ka riis, tatar, makaronid, on ju, midagi soolast nii-öelda. Et siis verre jõuab see glükoosina, et ta mitte kunagi sa ei pane riisi endale suhu ja ta ei jõua verre riisina, vaid ta keha töötleb selle ümber, on ju, töötleb selle glükoosiks ja glükoos on siis see nii-öelda ühend, mida siis meie rakud saavad siis justkui energiaks kasutada, on ju, ja ideaalmaailmas meil on rakud, on ju, ja kui see nüüd see glükoos verre jõuab ja siis on vaja see glükoos saada ka kuidagi sinna rakku sisse. Insuliin ongi justkui see toidukuller, kes tuleb siis, keha eritab seda insuliini vastuseks siis sellele süsivesiku paugule ja siis see insuliin võtab sellel glükoosil sabast kinni, viib ta rakku ukse taha, koputab uksele, ideaalmaailmas teeb rakku ukse lahti, glükoos läheb sisse, uks läheb kinni, kõik on hästi. Aga kui see süsteem on tuksis, on ju, siis rakud on juba häirunud, me pidevalt need süsivesikurikkad vahepalad ja kogu aeg süsivesik, nad ei taha seda glükoosi või nad on kuidagi natuke tuksi läinud ja uksi lahti ei tee glükoosile. Ja siis mis keha peab tegema? Saadame veel kullereid, saadame veel insuliini sinna, et meil on vaja ju saada kuidagi see uksest sisse see energia, on ju. Ja see ongi probleem ja see on tegelikult väga, ma ütlen, et väga suurel hulgal inimestest on meil see süsteem vähemal või rohkemal määral tuksis. Ja nii see toimib ja ma ütlen, insuliin on peamine ülekaalu põhjustaja maailmas. Siuke pool hästi levinud küsimus, mida küsin alati toitumisnõustajatelt ja toitumisterapeutidelt ja treeneritelt ja küsin sinult ka teist või pärast, et ma saan aru, et ma juba tean vastustest, teadus ei ole täna jõudnud sinna kohta, aga mul lihtsalt on tunne, et võib-olla sul on mingi endal tekib mingi mõte või selline aimdus, et äkki mingi hetk on see lahendus olemas. Lokaalne rasvapõletus. Müüt, eks ole, kõik räägivad, et seda võimalik teha ei ole. Minul tunne ütleb lihtsalt, et see on võimalik, mis ei tea, kuidas seda teha. Ja võib-olla ma eksin, eks ole, aga mul lihtsalt tundub see nii jabur, et kui me suudame, et kui keha suudab lokaalselt suunata toitu ja
ülejääki sulle mehena siis kõhtu, naisena siis taljasse, peppusse, kannikatesse, siis miks ei ole võimalik kehale öelda, kuidas seda sealt lokaalselt ära ka võtta. Miks ta viimasel läheb see kohta, kus ta nii rohkem on. Et kuidas see nagu, voolab juurde ühte kohta, aga ära võetakse viimasel, et mis sinu enda nägemus sellest on, kas on võimalik seda kuidagi tegelikult üldse ajal tulevikus täna muuta juba hormoonidega või millegi muuga? Ma täna ei tea, et oleks. Ma ei ole täna lugenud ühtegi uuringut, mis oleks sellega niimoodi tegelenud. Mis siis arvad, mis see põhjus, nagu, miks see niimoodi on? See tundub nagu täitsa mingisugune vandenõu. See on tõesti vandenõu. Et ma arvan, et lähemad 10 aastat annab arutlust. Miks see täpselt nii on ja kuidas see nii nagu töötab. Et mul ei ole sulle täna sihukest head elu muutvat vastust siin anda. Palun vabandust. Ma tulen homme tagasi. Tulen homme tagasi. Kuigi jah, et ega see on pigem seotud nagu lihase treenitusega, et ma lihtsalt mäletan, et üks kulturist kunagi ka, tuntud kulturist siin Eestis ütles ka, et kes laval on käinud väga palju ka, et ütles, et kui ma ikka seda kõhulihast ei treeni ja me võime siin rääkida, on ju, et kui me siin lokaalne rasvapõletus ja kõhulihased tulevad seal söögilaua taga, on ju, et siis kui ma ikka oma kõhulihast ei treeni, on ju, siis visuaalne pilt on ikkagi märgatavalt halvem. Aga see vastab tõele ju, kõhulihased on lihtsalt oluliselt väiksemad. Ja väiksemad oonus ja kõik see, et kindlasti on see, et kui me tihtipeale mingid sloganid kuskil ka mingid motivatsioonikaardikeste peale, et kõhulihased tehakse köögis, on ju, siis rasva põletatakse köögis, on ju üldiselt, on ju, aga mingite väikeste erisustega, aga ikkagi toonust peab ka olema, on ju. Muidu see pilt on lihtsalt märgatavalt halvem.